Hei, kallis podcasti kuulaja. Jaa, selle podcasti nimi on Kaasaegse naise podcast. Kuid tegelikult need teemad, mis ma siin puudutan, ei ole ju ainult naistele. Et kui ma alguses selle podcastiga alustasin, siis jah, oli minu jaoks oluline ka emaks olemine, perekond, laste kasvatamine. Kuid aina edasi, iga podcasti osa edasi on see rohkem sellest, kuidas saada oma elus seda, mis sa päriselt tahad. Ja mõnikord see lihtsalt algab selgusest, et mida sa päriselt tahad. Ja siis on, mis on need vajalikud sammud, mis tuleb astuda, et seda saavutada. Ja tänase podcasti osa ma tahangi teha, et mis sind päriselt tagasi hoiab. Miks ei ole sa juba täna seal, kus sa olla tahad? Saavutanud seda, mida sa tahad. Teinud seda, mida sina päriselt tahad. Ja lihtsalt see küsimus ei ole nagu nii üldiselt püstitatud. Pigem see on püstitatud, et kelle luba sa ootad. Kelle luba sa ootad, et olla see, kes sina päriselt olla tahad. Teha seda, mida sina päriselt teha tahad. Ma võin tuua hea meelega mõned näited. 9. klassi lõpus ma õppisin Valga gümnaasiumis. Ja ma käisin kooli 12 kilomeetri kauguselt, kus hommikul buss tuli ainult ühel kellaajal ja koju sai ainult 2 kellaajal, kell 3 ja kell 6. Ja ma olin 9 aastat käinud ja ma lihtsalt teadsin, et midagi peab muutuma. Ma tahan kodust ära minna, et koolis käia oleks lihtsam, et ma saaksin elada seda elu, mida mina tahan elada. Ma olin suurest perekonnast, seal võis olla ka muid asju, et ilmselt oligi, et olla see, kes mina päriselt olla tahan. Ja ma ei oodanud, ma olin 9. lõpetamas. Ma ei oodanud oma ema või isa luba, oma vanaema luba, oma õdede või venna luba, et kas ma võin nüüd kodust ära minna ja teha seda, mida ma tahan. Ei. Ma teadsin, et ma tahan ära minna. Ma tegin otsuse, et ma lähen ära. Kuhu? Kutsekasse, keskkooli. See ei olnud isegi tähtis. Oluline oli see, et ma teadsin, et ma lähen ära. Ja ma läksin Tartusse õppima. Keskkooli lõpus. Ma ei küsinud kelleltki luba, et mis ma teen pärast keskkooli lõpetamist. Loomulikult, mul oli palju segadust, seda selgust ei olnud nii palju, aga ülikooli minek nagu oli õige. Ma ei küsinud kellegi käest luba, et millisele erialale kandideerida või millisesse ülikooli. Ma teadsin seda, et see jääb Tartu. Ja lihtsalt oli mul vaja lihtsalt välja mõelda, mis eriala. Ja isegi selles osas mul oli natuke selgust puudu, et kelleks ma siis suureks saada tahan. Aga see ei olnudki oluline. Oluline oli see, et ma teadsin, mis suunas ma edasi liikuma pean. Ja küll kõik asjad lahenevad. Ülikooli minnes loomulikult sind värvatakse Ameerikasse raamatuid müüma. Esimesel 2. aastal täiesti läks minust kõrvust mööda, polnud minu jaoks. Aga siis, kui minu manager, tänasel päeval väga hea business coach, Andru Salbi, mulle helistas ja kutsus mu vestlusele. Ja me selle protsessiga edasi läksime, siis mul oli niimoodi, et jaa, ma lähen Ameerikasse raamatuid müüma.
see nõudis aastal 2007 30 000 krooni, et lennupiletid ja esimese kuu elukulud ja siis igasugused koolitusrahad ja muud asjad, et 30 000 krooni kolmanda kursuse tudengilt. Ja ma ei küsinud kelleltki luba, kas ma võin selle raha kulutada ja minna. Ma küsisin, et kas keegi laenaks mulle selle raha. Ja ma laenasin selle raha. Ja läksin raamatut. Loomulikult mul oli kõhklusi, et kas mitte minna või mitte minna, nagu selles mõttes, et noorel inimesel ikka nii hirmus ja õudne on see. Aga ma ei küsinud kelleltki luba. Ma tegin otsuse, et ma lähen ja küsimus oli ainult kuidas. Ja see kuidas ei olnud nii oluline, kui otsus oli olemas, siis see kuidas nagu juhtus, et leidsin võimaluse finantseerida. Kui ma kuhugi tööle kandideerisin, ma olen olnud näiteks Illegaardis 2 kuud baaridaam, ma olen olnud lastelaagris lastekasvataja, ma olen olnud Tartu Teaduspargis, ühes konsultatsioonifirmas ja siis väga pikalt Microsoftis, suures korporatsioonis. Ja kui ma nendesse erinevatesse töökohtadesse kandideerisin, ma kunagi ei küsinud kelleltki luba, kas ma võin kandideerida. Ei, mina teadsin ise, kõheldes vahepeal, kas ikka mina, aga ma läksin ja tegin seda. Kui ma olin Eesti Maaülikoolis Tehnikainstituudis ergonoomika eriala tudeng ja ma nägin kuulutust, et on olemas selline programm nagu Microsofti partnertudengid. Ma ei küsinud luba kelleltki, kas ma võin sinna kandideerida, kuigi seal olid kõik IT-tudengid igasugustest ülikooli teaduskondadest, kus õpetati IT-d. Ei, ma ei küsinud luba. Ma läksin, kandideerisin ja teadsin, et see on minu koht. Kui ma esimese lapse sain, ma tahtsin teada rohkem Montessori pedagoogika kohta. Ma ei küsinud kelleltki luba, kas ma võin selle kohta õppima minna. Jah, seal tuli see, et abikaasaga tuli mingeid arutelusid läbi pidada, et kuidas need asjad nagu töötavad. Aga ma ei küsinud talt luba, kas ma võin minna. Ma suht ütlesin, et jah, see on see, mis ma teha tahan. Mõtleme selle välja. Kui ma oma lastehoiu avasin, ma ei küsinud oma abikaasalt luba, et kas ma võin lastehoidu avada. Ma tegin seda. Kui ma vahetasin suvel teemat, et ma ei räägi enam Montessori pedagoogikast ja laste kasvatamisest, vaid ma tahan rääkida inimestega, kes tahavad olla oma elu staarid, oma elu tähed, elada oma elu nii, nagu nemad tahavad. Siis ma ei küsinud kelleltki luba, et kas ma võin seda teemat vahetada. Et mul olid ju mingi kursused, mis tõid raha sisse. Mul oli 4000 inimesega e-maili list, et ma nüüd vahetan teemat. Ei, mul oli, et ma teen seda, sest ma tahan seda teha. Järgmisel nädalal, kolmapäeval, ma sõidan Ameerika Ühendriikidesse, Floridasse. Ma lähen konverentsile. Ja ma ei küsinud mitte kelleltki luba, kas ma võin sinna minna. Ma tegin otsused, et ma lähen. Ja kui mu abikaasa küsis mu käest, miks sa pead sinna minema? Siis ma olen vastanud talle,
ma pean sinna minema. Ja see konverents ei ole 100-eurone mingi koolitus, see on lennupiletid ise on peaaegu 1000 eurot. Ma lähen konverentsile, loomulikult ma investeerin endasse ja ostsin konverentsile VIP-pileti, et saada parim maksimaalne kogemus. Ma investeerin endasse. Ja ma lähen ja teen neid asju selleks, et olla sinust 50 sammu ees, mitte 2 või 3 sammu ees. 50 sammu ees. Et sina saaksid järgneda. Sinu ettevõtlus ja eluedu saaksid järgneda. Teen mina neid asju. Ja kui ma neid kõiki otsuseid olengi teinud, mingisugused liikumised, siis jah, on olnud arutelud, kuid ei ole ootnud seda, et kelle luba ma ootan. Kes peab ütlema, jah, kallis, võid teha, jah, kallis, mine, jah, kallis, see on õige otsus. Mina ise annan endale loa. Ja kui sa seda praegu kuuled, kas on midagi, mille kohta sina luba ootad? Mul tuli väga hea harjutus ka. Kui sul on pliiats ja paber, siis ma ei tea, on ju mingid lipikud, et luba minna, teha, olla. Kirjuta endale paberilipiku peale. Ma annan endale loa teha, olla, kes sa iganes olla tahad. Mina annan endale loa olla 1 miljoni eurose liikumise juht, liider, eestvedaja. Ma annan endale loa ehitada üles üliedukas ja äge ettevõte. Ma annan endale loa olla autentne mina. Ma annan endale loa teha seda, mida minu mingisugune sisemine hääl ütleb mulle, et ma peaksin tegema. Mis on need asjad, mille kohta sina ootad kellegi luba? Mida sa pole veel praegu teinud? Mõtle sellele. Ja lihtsalt anna endale luba olla super plahvatus, ohtlik, päriselt äge sina, kes sa päriselt oled. Ja teha neid asju, mida sa teha tahad. Kelle luba sa ootad? See on sinu elu. Ja aitäh kuulamast. Ja kirjuta endale see paberilipik selle loaga. Ma annan endale loa. Kirjuta mitu tükki. Kirjuta kõik asjad, mis sulle pähe tulid, mis esile kerkisid. Ja siis ära oota. Tõuse oma tugitoolist püsti või diivanist või voodist ja mine ja hakka tegema. Hakka pihta. Hakka pihta. Kelle luba sa ootad? Ela sellist elu, nagu sa tahad elada. Aitäh. Tšau.